armsa kodutütred ja kõik külalised. Mina olen noorkotkas Johannes Martin. Tere ka minu poolt. Mina olen noorkotkas Elar. Meile on täna usaldatud au juhtida siin Paide Raekoja imeilusas saalis kodutüterde organisatsiooni 81. aastapäeva aktust. Palun hümni laulmiseks püsti tõusta. Kodutütardel on kena traditsioon sündada pedulite sündmuste puhul küünlad. Täna sündab küünlad Elisabeth ja Heidi Helen. Tuli valgustab. Tuli soojendab. Valitsegu soojus ja valgus meie keskel. Kodutütrel heal ja karskel, auks ei ole olla raske, puhas on ta mõttes, teos, säranaeratus on näos. Elu rõõmust pole puudust, ta ihka palju kuulsust. Sõnu hoolsalt valivad kodutütred parimad. Sõna sünnipäeva tervituseks saab kodutütarde Järva ringkonnavanem Siiri Sitska. Kallid kodutütred, head külalised, armsad lapsevanemad. Mul on tõsiselt hea meel teid jällegi nii palju arvuliselt siin saalis näha. Möödas on meie juubeliaasta, 80. tegevusaasta ja käes on 81. sünnipäev. Aga seda te teate tegelikult isegi ja sellest ma ei tahtnudki rääkida. Tahtsin tegelikult alustada ühe mõistatusega. Mis sa arvad, kes see on? Tark, ilus, julge, aktiivne, teotahteline, rõõmus ja nii edasi ja nii edasi. Kõik parimad omadused kokku. Mis või kes see on? Kodutütar, näe, mõni laps tunneb ennast juba ära. See on väga hea. Ja kui nüüd mõni ei tundnud, et tema veel nii ilus, tark ja hea ei ole, siis sellest pole ka midagi, sest vaadake, meil on siin väiksemaid kodutütreid ja suuremad kodutütred ja väiksemad püüavad ju kogu aeg olla paremad ja ilusamad ja targemad. Ja see ongi üks võlu kodutütarte juures. Sünnipäevaks tuuakse kingitusi ja mina esindan teie ees teie juhte, kõikide teie rühmade juhte. Ja meie otsustasime, et me kingime teile terve maailma nii suure kingituse. Pakime selle vikerkaari sisse ja teie ise vaatate, kui palju te sellest kingitusest ära kasutate. Kui palju te näha tahate,
kui palju te teada tahate, kui palju te proovida tahate. Ja meie teiega koos püüame seda kingitust siis vaikselt avastada. Olles teile toeks, nõuandjaks, abistajaks, aga eelkõige sõpradeks. Palju õnne sünnipäevaks! Kodutütred on meie noorkotkatse sõbrad ja kaaslased laagrites, metsas, pidulikel üritustel. Milline siis tegelikult on üks kodutütar? Kas sina siis ei tea? Nad on lõbusad, hakkajad, naljakad. Seda on tegelikult päris keeruline seletada. Aga Heidi Heleen Paepiigade rühmast oma kodutütarde lauluga annab teile selge pildi, mille poolest kodutütar erineb ühest tavalisest tüdrukust. Tüdruku juhendaja on Malen Ööb, laululooja on Hans Hindpere, sõnad kirjutanud Valve Regina Liivar, kes oskavad, võivad julgelt kaasa laulda. Kodutütrel väiksed suured, kallid sõnad ikka huultel. Armas oled Isamaa, ei sind iial jätta saa. Armas oled Isamaa, ei sind iial jätta saa. Kõikjal metsal vainulasad, lõbusaul ja naer meil kaasas. Vallutame matkaradu, kalliks peame oma kodu. Vallutame matkaradu, kalliks peame oma kodu. Olen huulas, õpin hästi, kodutütrel kindel meel, saatjaks laulus eluteel. Kodutütrel kindel meel, saatjaks laulus eluteel. Kui mõelda kodutütrele, siis arvatakse, et kodutütre ainukeseks kohustuseks on käia võimalikult palju laagrites ja muudel üritustel ning kanda kollase tutiga mütsi ja kollast kaelarätikut. Tegelikult nii see ei ole. Kui astud kodutütreks, astud ühtlasi lähemale ka isamaale, teed tähtsa otsuse ja ühtlasi annab tõotuse. Aga kohe kuulete ise. Meil on rõõm teatada, et täna lisandub Järva ringkonda üle 20 uue liikme. Neil on suur au just teie ees oma tõotus anda, kallid külalised. No näete, nii ilusad nad ongi, need meie tulevased kodutütred. Ja mida suuremaks nad kasvavad, seda ilusamaks nad lähevad. Aga nüüd on nad valmis andma oma tõotust. Tahan olla korralik ja aus. Tahan olla korralik ja aus. Armastada oma kodu. Armastada oma kodu Ja isamaa. ja isamaad. Aidata ligimest. Aidata ligimest Ja jääda ustavaks. ja jääda ustavaks. Kodutütarte põhimõtetele. Kodutütarde põhimõtetele Ja seadustele. ja seadustele. Jätkame oma kontsertosaga. Kodutütar Sire rühmast Väiksed päiksed esitab klaveripala Walking Down the Street. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Tänasel õhtul, 28. jaanuaril 2013. aastal on Järvamaa kodutütarde jaoks tulevikus ajalooline väärtus. Üks ilus ja kordumata hetk,
on just praegu käes. Esmakordselt kuulutatakse välja Järvamaa Kodutütarde auliige. Palume selleks siia Järvamaa Maleva Kodutütarde instruktori Mare Hendriksoni ja Kodutütarde ringkonna vanema Siiri Sitska. Kallid koosviibijad, et tänane päev siin Raekojas on tõepoolest kordumatu ja on Kodutütarde Järva ringkonnale väga oluline, sest me kuulutame välja taasiseseisvunud Eesti Vabariigis Kodutütarde Järva ringkonna esimese auliikme. Ja põhikirja järgi saab auliige olla tema enda nõusolekul inimene, kellele on olulisi teeneid Kodutütarde ringkonna ees. Ja inimene võib olla kas Eesti kodanik või siis välisriigi kodanik. Oktoobrikuus arutas seda auliikme küsimust Järva ringkonna juhatus. Meil oli mõttes üks inimene, kes on meid tihtipeale toetanud, meie tegevust märganud, meie lapsi ja juhte tunnustanud ja tegelikult meid ka maakonnas üsna tuttavaks teinud inimestele. Me käisime selle inimese jutul ja küsisime tema nõusolekut, mille me enda rõõmuks ka saime. Ja novembrikuus kinnitas juhatus, et Järva ringkonna esimene auliige on maavanem Tiina Oraste. Ja et me tal ikka meeles püsiksime, siis saab ta sellise väikese meene, kus on peale kirjutatud Järva Kodutütarde auliige. Kui see tal laua peal seisab, siis oleme me tal ikka meeles. Aitäh! Aitäh selle usalduse eest ja selle tunnustuse eest. Abistamiseks, see teeb meile rõõmsaks. Võtta aega mõtlemiseks, see on energiaallikas. Leia aega tööks, see on edu hind. Võtta aega lugemiseks, see on teadmise alus. Leia aega rõõmuks ja naeruks, see on muusika südamele. Täida oma kohustused ja sa oled õnnelik. Aeg on tunnustada kodutütreid, kes täitnud väga tublilt oma kohustusi. Tunnustused annavad üle ringkonnavarem Siiri Sitska ja noorteinstruktor Mare Hendrikson. Alustame ringkonnavanema tänukirjadest. Ringkonnavanema tänukirja saab selline tüdruk, kes on olnud vähemalt 1 aasta väga aktiivne kodutütar. Lii Oeselg. Anna Pedre. Andriana Lomakina. Elsa-Mai Ludvi.
ja Maarja-Marleen Rollinko. Palju õnne! Järgnevad peavanema tänukirjad. Selline tänukiri antakse tüdrukule, kes on vähemalt 2 aastat olnud väga aktiivne ja tubli kodutütar. Ja minu käes on tänukiri Sille Nitile. Sidni Remmer. Grete Toomemägi. Kädi Viir. Ette Leha. Järgmine tunnustus on tütarlapsele, kes on olnud vähemalt 3 aastat äärmiselt aus, kohusetundlik, aktiivne ja kelle te võite ära tunda selle järgi, et edaspidi kannab ta oma bluusivarrukal just niisugust märki. Kodutütarte hoolsuspaeg. Stella-Mai Rebane. Mari-Liis Toomemägi. Palju õnne, Mari-Liis. Liimarleen Tamme. Taisi Hekkanen. Kertu Salme. Kodutütarte aukiri antakse tüdrukule, kes on olnud 3 ja rohkem aastat väga tubli, kes on kõik eelnevad tunnustused juba saanud ja kes on ikka veel tunnustamist väärt. Aukirja saab Helis Solman. Ja teise aukirja saab Triinu Koppelmäe. Ja nüüd siis üsna uus tunnustus, mida on saanud Järva ringkonnas üsna vähesed tüdrukud, sellepärast et märk on alles paar aastat vana. See on kodutütarte hoolsusmärk ja see antakse tüdrukule, kes on juba vähemalt 2. järgu kodutütar ja kes on kogu aja näidanud ennast väga aktiivse ja tubli tüdrukuna. Ja täna me saame neid märke anda 2. Esimese saab Grete Lusall. Teise märgi saab Helen Hermanson. Meil esinevad Väätsa 3. ja 4. klassi kodutütred. Nad esitavad reeglite laulu. Nende juhendaja on õpetaja Heli Vutt. La 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 la
jagamisel tähele, kui tublid on meie kodutütred. Siin pole midagi imestada, sest kodutütred ongi sellised. Kui sa oled astunud kodutütreks, pead olema lihtsalt alati valmis andma endast 100% ja rohkemgi. Pead olema kodutütar nii laagris, koolis, kodus kui ka looduses. Sinus on olemas kõik head omadused korraga. Need tuleb enda seest üles leida ja näidata teistelegi. Kodutütreid, kes on silma paistnud oma heade omaduste ja oskustega, näidates oma oskust teistelegi, tunnustatakse erialamärgiga. Erialamärgid annab üle noorteinstruktor Mare Hendrikson. Tähenda seda, et tehaksegi katse või toimub mingisugune eksam, ülevaatamine. Et näiteks muusiku erialamärgi võib kodutütar saada, kui ta õpib muusikakoolis ja ta esineb meie näiteks pidulikel üritustel. Või siis matkajamärgi saab kodutütar, kes käib 2 võistlusmatkal ja 2 sellisel tavalisel rahvamatkal või rühmamatkal. Aga täna on meil anda üle 4 nobenäpu erialatunnistust koos märgiga. Ja nobenäpp on siis selline tubli meisterdaja, tubli käsitööline ja kui tal endal kõik selge, siis ta õpetab ka nooremaid. Triinu Koppelmäe. Anu Annus. Nelli-Kai Kallas. Gretel Usai. Nii, kunstnikumärgid nobedatele joonistajatele või siis ka õpetajatele. Kristi Anniki Mettus. Kädimiir. Ja Eliise Soolep. Palun. Ja siis on anda mul üle 2 päästja erialamärki ja nende omanikud on siis Helen Ermanson ja Gretel Usai. Et tüdrukud käisid Vetel päästekoolitusel. Mariin ja Merlin on rühmad väiksed kodutütred. Nemad laulavad meile nüüd laulu Kuu ära nuta. Silma ei silmale saa.
üksi sa oled, et muret või rõõmu sul jagada pole. Kui südamest midagi ihkad või soovid, on alati keegi, kes kuuleb ja hoolib. Vaid hüüa, kui tunned, et sõpru on vaja. Me sinu jaoks alati leiame aja. Kodutütardel on palju häid sõpru. Nad on meie oma inimesed. Kodutütred tänavad neid inimesi, kes leidnud aega, hoolinud ja toetanud. Tänu annavad üle ringkonnavanem Siiri Sitska ja noorteinstruktor Mare Hendrikson. Esmalt on mul au üle anda Kaitseliidu ülema, brigaadikindral Meelis Kiili tänukiri panuse eest kodutütarde 2012. aasta üleriigiliste ürituste ettevalmistamise ja läbiviimise eest Urmas Toonurmele. Meil on tegelikult veel väga palju sõpru ja tänasel 81. aastapäeval tahame me organisatsiooni tegevuse toetamise eest tänada Väätsa vallavanemat ja Arno Lauri. Väga häid sõpru on meil Naiskodu kaitsjad ja sealt on meil tänada päris hulk inimesi. Kõigepealt täname Viivika Barnabas. Kaili Kaju. Kaugel, tema sellepärast täna tulla ei saanud. Kersti Lõoke. Kerli Sirila. Margit Merisalu. Ja Kadri Liimjärv. Ühelgi sünnipäevapeolt ei puudu külalised. Just sellepärast sünnipäevad nii erilised ongi. Aeg ongi kuulata kodutütarde külaliste tervitusi. Esmalt saab sõna üks poiss, kes 5 aastat tagasi viitus kodutütarde sünnipäeval aega hällis istudes. Olles ise vaid mõni nädal vana. Järgneva 5 aasta jooksul on ta tihti võtnud osa mitmesugustest kodutütarde üritustest, sest tema ema on kodutütarde Väätsa rühmajuht Evelin. Täna on Evenist kasvanud juba suur poiss ja ta laulab kodutütardele sünnipäeva tervituseks aastaaegade laulu. Palume siia Even Koka. Evenit saadab klaveril tema juhendaja Heli Vutt.
kodutütred, mul on Paide linna nimel suur au teid täna õnnitleda ja mul on südamest hea meel, et just Paide linna kõige väärikamas hoones te võtsite oma ridadesse täna uued kodutütred ja ma loodan, et see traditsioon jääb kestma ja ei kustu kunagi. 27. märtsil saab olema see päev, mil teine Eesti aeg osutub pikemaks kui esimene Eesti aeg. See on Eesti Vabariigi ajaloos väga tähtis päev. Ja ma tahan tunnustada teie organisatsiooni selle eest, et te kannate endas isamaalisust, et te õpite iseseisvust, et te õpite, mida tähendab usaldus, mida tähendab üksteise aitamine. Ja te olete ka Paide linna aidanud, nii et suur tänu teile selle eest, palju õnne ja ka palju kordaminekuid tulevikus. Armsad kodutütred, head külalised, õnnitlen teid teie sünnipäeva puhul ja minu õnnitlused ka kõigile uutele liikmetele. Ma arvan, et te olete teinud õige otsuse, et kuuluda kodutütarde organisatsiooni. Eelmisel nädalal käisin ma ministri ees. Maavanemad peavad ikka aeg-ajalt ka andma aru, mis nad teevad. Ja seal oli ka mul juttu teist. Ma rääkisin Kaitseliidust ja tema allorganisatsioonide tööst ja sellest koostööst, mis on Järva maavalitsusel kõikide nende organisatsioonidega. Ja mul oli hea meel seal tõdeda seda, et kuigi Järvamaa rahvaarv väheneb, siis teie organisatsioonide liikmed, tegelikult see liikmearv tõuseb. Ja kui ma teist rääkisin, siis see teema pakkus tegelikult sealolijatele väga huvi. Nad küsisid palju küsimusi minu käest ja mul oli hea meel neile kõigile vastata. Armsad tüdrukud, ma soovin, et te sellesse organisatsiooni kuuludes võtaksite kõik selle vastu, mida teile sealt pakutakse ja omalt poolt annate ka vastu, mida teil võimalik anda on. Head rühmajuhid, ma imetlen teid. Seda aega ja seda tahtmist, mida te pühendate nendele tüdrukutele. Aga väga raske on vist ka ei öelda, kui te vaatate neid rõõmsaid ja toredaid lapsi. Head lapsevanemad, isamaaline kasvatus algab kodust ja organisatsioon saab olla siin ainult abiks ja toeks. Ma tänan ka teid selle eest, et te olete usaldanud oma lapsed sellesse organisatsiooni ja toetate neid sellel teel. Soovin veel kord teile ilusat pidupäeva ja järgmiste kohtumisteni. Ma pean ka muidugi vabandama, et ma alati ei ole jõudnud teie kutsetele vastata ja olen pidanud kahjuks mõnikord ütlema ei, aga ma püüan parandada ennast ja igatahes teiega kokku saada, sest need on nii positiivsed olnud vähemalt minu jaoks küll. Ja väike kingitus teile. Mina ütlen lihtsalt, head sõbrad, et mul on rõõm teile edasi tuua head kodutütred ja noortejuhid tervitused Kaitseliidu malevapealiku poolt, noortekotlast Järva malevapealiku poolt. Soovime teile kõik ilusat, kohtume ikka metsalaagrites, kohtume luureretkedel ja paljudel üritustel. Aga ühegi sünnipäeval ei tulda kingitusega. Meil on nüüd kohe 5 tükki igale rühmale siis, et rühma esindaja, kuuldes rühma nime, siis palun siis siia tulla. Koigi rühm! Paide paeviigad! Paide väiksed päiksed!
Roosna Allikurühm. Ja Läätsa rühm. Minu poolt ilusat peo jätku. Head kodutütred, austatud maavanem, külalised. Hea meel on täna siin seista ja ma tean, et Koigis on lõpuks kodutütred olemas. Tegelikult kõik kodutütred andsid täna, Koigi omad andsid kõik täna siin vande ja mis ma ikka muud oskan soovida teile, et ma soovin, et teist kasvaksid tõelised kodanikud ja ma tean, et see organisatsioon annab oma panuse ja tegelikult väga suure panuse, et see nii ka oleks. Nii et palju õnne ja palju edu teie tegemistesse. Tere kõigile, ka Paide gümnaasiumi poolt ja mina sooviksin ka kõigile Järvamaa kodutütardele, nende juhendajatele, lapsevanematele soovida ilusat sünnipäeva ja erilised tänud Paide gümnaasiumi noortejuhile Siiri Sitskale. Aitäh! Ja siin on siis ka kõigile teile midagi hamba alla ja kui te suvelisest piknikule lähete, siis peate kahjuks ise selle kordi. Nii et palju õnne kõigile! Mul on kohe nii uhke siin ees praegu seista, et seal saalis tagareas istudes on selline nii suur ärevus sees, et nii palju uusi kodutütreid tuli. Mina olen ka kodutütar olnud. Ma ei ütle, mitu aastat tagasi see oli, aga see oli kodutütarde 68. aastapäev, kui Tallinnas vist Sõdurite majas, piirivalvurite majas, valis kodutütarde peavanem Anne Eenpalu mind välja 100 kodutütarde seast. Ma ei tea, mis asi see oli, mis talle silma hakkas, aga ma pidin seisma 2 tundi lipuvalves. Oli hirmatumalt pikk kontsert, tohutud kõned, vabariiklik pidu, aga üks asi, mis mulle väga eriliselt meelde jäi, oli see, et see oli laululaagri kulminatsioon, sest selles laagris õpiti selgeks esimest korda Hans Impere laul, Kodutütarde laul. Aga sellest ma ei tahtnud rääkida, see oli lihtsalt üks asi, mis väga-väga meelde jäi. Nii et kallid kodutütrete elus on väga-väga palju sellised hetki, mis võib-olla mingil hetkel ei olegi nii olulised, aga aastaid hiljem muutuvad need väga oluliseks. Täna seisan ma siin ees kui naiskodukaitsja. Väga paljud noortejuhid on naiskodukaitses ja ka seal organisatsioonis on üks väga uhke tunne olla kodutütarde juht. Ütleme nii, et enamus on naiskodukaitsjad. Ja võib-olla, kui te meid siin vormides näete, siis on see teie jaoks natukene selline uus moment, sellepärast, et tavaliselt, mida naiskodukaitsjad laagrites teevad? Süüa teevad. Aga mis nad veel teevad aeg-ajalt? No võib-olla nad on mõningates kontrollpunktides mingeid ülesandeid teile andmas, aga mina luban kõikide Järvamaa naiskodukaitsjate poolt, et sellel suvel ootab meid koos üks ühine seiklus ees. Nii et tüdrukud, pange valmis. On kokkulepe. Ja palju-palju õnne teile ja me käime ikka koos ja kõrvuti. See on ju niimoodi. Paide esimese rühma noorukotad soovivad sõna selgelt õnnitleda kodutütreid. Mõtlen. Õnne soovime teil, õnne soovime teil. Soovib Paide esimese rühma noorukotad. Me
elagem Eesti rahva vabal maal, laulgem rõõmsalt lepingutes taotes, ela ja õitse kasva kodumaa. laulgem rõõmsalt lepingutes taotes, ela ja õitse kasva kodumaa. noorus on ilus, ilus on ka ellu, kaunis ja kallis on me kodumaa. Teda on võitnud vanemate vaprus, hoia ja kaitse sina teda ka. Teda on võitnud vanemate vaprus, hoia ja kaitse sina teda ka. kodutütred, kodukallid kaitsjad, isamaa valmis alati. hoidkem kõrgel Eesti rahvuslippu, sinimustmusta valge värviga. hoidkem kõrgel Eesti rahvuslippu, sinimustmusta